Nii ja tervist jälle kõigile. Täna siis tuleb kolmas osa meie aktiivsest puhkusest. 4 päevaga me tegime juba täis, oma 100 000 sammu, mis meil oli plaanis nädalaga teha. Nii. Ja täna siis on niimoodi, et meil on siuke rahulikum päev olnud. Jah, et mina käisin trenni tegin ja sõitsin veel rattaga trenni ja minul natuke tuli rohkem samme, et ilmselt mul tuleb kuskile sinna, ma ei teagi. 3000 on vahet. 3000 on vahet ja mul tuleb 20 000, sul tuleb vast kuskil 18 või mine sa tea. Sina ju alati meil õhtuti mässad loomadega ja jooksed ringi ja kuidagi nii ta on, et sa tõmbad mulle järgi ilmselt. Aga vahet ei ole, et jah, et meil on see aktiivne nädal siin praegu. Sa hoiad siin pulti käes. Ivo ajas droonipöörde. Mul sahtlis on vedelend, ma ei tea, mis ajast. See on see, mis ma poole hinnaga kunagi sebisin. See tuleb seal, jälitab meid sealt niimoodi. Ja sellega saab ka päris lahedaid klippe ja mõtlesin ka, et miks mitte, et võtame vahepeal kaasa ja paneme lihtsalt lendama ja tal on igasugu erinevaid ägedaid võimalusi. Praegu ta lendab meile järgi näiteks. Ja põhimõtteliselt ongi, ma arvan, me viimased 3 päeva tõmbame kokku siin, paneme ühte videosse ja vaatame, palju me siin nädala lõpuks samme. Ja viimasesse videosse siin paneme neid drooniklippe ja asju ka veits ja põhimõtteliselt ongi, ma arvan, et homme jätkame oma videoga, Jah. Nii ja me unustasime tegelikult ühe asja ära, et pidime ju midagi positiivset ka ütlema, et mis see kõndimine veel teeb, et eelmises videos lugesime ju 5 asja üles ja täna siis räägiks sellest, et mis ta oligi, aitab magada ja meil on niimoodi, et me magame ikka räigelt praegu. Meil on niimoodi, et mul pole nii head und, ma ei tea, mis ajast olnud. Mul ka mitte. Täitsa lõpp nagu tõsiselt. Ma olen iga päev peaaegu kella 10-ni maganud. Täitsa ulmena. Et ma ei tea, muidu ma mõtlesin, ma ärkan vabalt kell 9 iga päev üles. Ei tule midagi sellest. Jah, ongi põhimõtteliselt iga päev kell 10. Täna me oleks isegi üle 10 maganud. Aga sulle helistati, vaata. Et see ajas meid nagu üles, aga jõhkralt hea uni on nagu räigelt hea uni, täitsa lõpp. Ja ongi, et kui me jääks nagu lebotama lihtsalt kuskile diivani peale näiteks lõunast ja jäädki lihtsalt magama, täitsa lampi on ju. Jälle. Jaa, et see on tõsi punkt nagu, et kõnnid mingi 15-20 000 ära ja uni on tõsiselt räigelt ulme hea. Aga hästi, nüüd me küll teeme homme edasi seda videot. Nii ja täna on meil siis pühapäev. Meie viimasest kõndimisvideost on möödas päris tükk aega nüüd. Vahepeal lihtsalt ei olnud jaksu teha neid videosid siin kõndimisest ja ühte nagu alustasime, aga see ei pooleli. Et pidime nagu 3 päevaga kokku ära tõmbama selle ja panema siis, et palju me nädalaga kõndisime, Et selle eelmise nädalaga oligi niimoodi, et 4 päevaga tegime oma 100 000 ära, siis olime suht läbi omadega. Siis tegime rahulikumalt edasi, nädala lõpuks saime 160 000 kumbki, et sinul jäi 43 sammu puudu. Ja, et minul tuli üle ära natuke ja siis oligi niimoodi, et vaata, mina nagu ikka toitun ka ja nagu sportlase moodi rohkem ja mina nagu taastusin nagu paremini ära, et mina pidasin nagu natuke kauem vastu, et sa nagu vaatasid, ei ole mõtet, et kodus on kõik tegemata ja et see ongi niimoodi, et kui nüüd sellise keskmise tempoga kõndida normaalselt, et siis on kuskil 100 või 104 sammu minutis umbes tuleb või midagi, siis ütleme, et mis ta siis tuleb, 600 sammu.
3,5 või 4 tundi, kui tahad oma päevanormil käis. Jah, et kui 20 000 tahad kõndida, siis on ikka kuskil 3,5 tundi vist või. Seda ära ei kõnni ju lapse kõrvalt, päris ongi, keeruline seda kõndida. Muidu kõnniks, ega muidu ei ole midagi selle vastu. Üks päev nagu proovisime siin ja see on nagu jõhkralt ajakulukas, et me kõndisimegi mingi 5 tundi või ma ei tea kui palju, et me saame panna oma äppidest nüüd pildid ka. Sinul on see natuke parem, see Fitbiti asi on ju, et sul loeb nädalate kaupa ka ja minul on mingi odav Hiina kuradi kell kingituseks sain, et mina saan ainult päevakaupa nagu panna, aga ongi nii, et mina nagu tegin edasi, et noh, ma olen nagu dieedil ka, tahtsin rasva ka põletada ja saalis ma ei viitsinud siis tallata puhkuse ajal nagu, et tahtsingi näiteks hommikul ja õhtul kõndida või midagi sellist. Ja noh, mõned päevad ma tegin ainult saalis sellepärast, et sadas ju räigelt vaatasin, et ei saanudki käia jah, et mina nüüd teise nädala lõpuks tahtsingi teha siis 300 000 sammu. Ma ei tea täpselt, kui palju kilomeetreid see on, aga ma saan sealt äppist järgi vaadata, kokku arvutada ja siis siia kuskile kirja panna, et 2 nädalaga kui mitu kilomeetrit siis maha sai kõnnitud. Oi, see oli palju. Ja ikka tuli jah. Ja sinul tuli siis kui palju? Mul tuli 235 000. Jah, okei. 2 nädala peale kokku. Jah, no vot. Ja siis nii ongi, et paneme need asjad siia kirja ja ei hakkagi rohkem venitama seda juttu siin. Võtab kokku ära ja ongi olemas. Jah, et 2 videot juba tuli sellest igast puhkus oli aktiivne. Mina sain kuskil 1,5 kilo alla ja nii ongi. Tore oli. Mõnes mõttes natuke põlesin läbi lõpuks, aga ongi nii. Järgmise puhkuseni. Ja, et subscribe'i saab panna, like'i saab panna ja järgmises videos juba näeme. Siis räägime toitumisest ja mida mina söön terve päeva lõikes. Võt. Just nii. Jah, tšau.